Need fotod ja videod näitavad ära, millist toitu said Pärnu linna alla kuuluvad 11 eelkooliealist lasteasutust esmaspäeval 2. juunil. Lisaks toidu hilinemine, seda ei jätkunud ja oli külm. Marta toob mulle tänase menüü, supp, magustoit ja leib. Tänase põhjal ma võin öelda, et see on läinud paremaks. Hommikune puder oli õpetajate sõnul nagu puder, mitte selline vedel supp, nagu varasemad pildid sotsiaalmeedias on näidanud. Ja lõunasöögi tellisin konkreetselt siis endale ka maitsmiseks, mida sai teha siis selle pakkuja keskkonna kaudu. Maitse üle ma selles mõttes ei nuriseks, piisavalt selline maitsestatud, seal oli näha sibulat, soolasusega ei olnud liialdatud, lastele selles mõttes ei tohigi liigsoolast toitu pakkuda, aga küll aga selles mõttes toidu sisu kui selline natukene on siiski veel küsitav. Miks nii? Just sellest nädalast algas linnaleping toidustaja Baltic Restaurants Estoniaga. Ettevõttega, kes selles vallas on suur tegija ja omab piisavat kogemust. Nemad võitsid linna korraldatud riigihanke. Seni valmistati lastele süüa lasteasutustes koha peal. Millised olid hanke kriteeriumid? 2 kriteeriumit, üks on hind ja teine on kvaliteet. Et kvaliteeti me mõõtsime menüü järgi, et meil oli väga korralikud nõuded, milline see menüü peab olema, et kas siis pakkuja saab sellest aru või ei saa ja menüüd olid tõesti väga head. Miks aga seni kehtinud kord oli vaja lõpetada? Pärnu alluvuses olevast 15 lasteasutusest läks hankesse 11. Sellepärast eelkõige, et lasteasutused on ikka õppe, töö ja kasvatuse asutused, mitte nad ei pea tegelema toiduteenusega. Ja ka tegelikult linnavalitsus ka nägi, et pigem lasteaiad võiks teenusele üle minna ja teenusele mindi üle ikkagi vabatahtlikult, et need lasteaiad, kes soovisid, need siis liitusid sellega. Kas siin linnavalitsus vassib? Marta lasteaed asub näiteks Paikusel. Tegelikult just direktor seda ka meile selgitas, et reaalsuses meil ei olnud seda valiku varianti, et kas me tahame seal hankes osaleda või mitte, et kuna siis 2 maja kokku selle aastane siis toidukulu oli 90 000 eurot, tähendab see siis seaduse silmis seda, et nad olid kohustatud hankesse minema ja direktor seda ka meile kinnitas, et see ei olnud vabatahtlik. Lapsevanemad peavad toiduraha päevas maksma 2,68. Linnavalitsus toetab omalt poolt 46 sendiga. Sellega peaks teenusepakkuja välja tulema. Linn on tekkinud probleemist teadlik ja omalt poolt proovib leida lahendust toidustajaga. No nüüd on see eellugu kuuldud ja selgitused antud. Nüüd mu käes on tänase päeva siis söögikord, mis mõeldud õpetajatele, aga seda saab igaüks ka soetada sellest samast ettevõttest, kes tahab. Siin on hakklihasupp, on üks banaanimaius, on siin paar tükki leiba, mõned eurod see kõik maksab. Supi kohta ma oskan öelda, et rasvarandid on siin taldriku peal või karbi peal olemas, aga selle pakiga ma lähen siis selle peakoka juurde, kes siis kõike seda siin Pärnus valmistab ja vaatame, mis tema sellest arvab. PRE on Pärnu lepingut võtnud tõsiselt. Esialgne plaan toidustada lasteasutusi 2 olemasoleva köögi pealt kukkus läbi, kuna tehniliselt polnud see võimalik. Siis loodi täiesti uus köök, millesse investeeriti 300 000 eurot ja mis pole veel päris valmis. Maitselt on väga hea, mina selle koha pealt küll ei kuulda. Hakkliha võib-olla on natukene selline peene, pudrune rohkem. Praeguste probleemide juurpõhjus on selles, et lihtsalt meil on pidevas nagu ajadefitsiidis olnud. Et see sama köök, millest me siin praegust oleme, 3 nädalat tagasi oli siin tühjus. Et see on tegelikult 3 nädalaga üles ehitatud, meil ehitajad oli 24/7 peale, et see kõik valmis saaks, paigaldatud saaks. Ka inimesed tulid alles nagu väga viimasel hetkel, et me oleme nagu pidevas ajadefitsiidis olnud. Ja kui esmaspäeval meil tekkis selles ka nagu väga suur tarne probleem, et me ei suutnud toitu õigel ajal välja saata, siis täna neljapäevaks, ehk siis 4 päeva hiljem tegelikult me oleme probleemid suutnud ära lahendada. Aaro Lode kinnitab, et nendel on veel paar ideed, mida siis juba uuest nädalast tahetakse kasutusele võtta, et tarne kvaliteeti parandada. Me oleme väga tänulikud nendele lasteaedele, kes meile tagasisidet annavad ka igasugustest nagu mingitest asjadest, mis ei ole nii nagu peaks. Näiteks täna hommikulgi ja täna päeval me sõitsime ringid kaasa ja kraadisime toidud alati üleandmise hetkel üle, et jälgida, et kas toidud ikkagi vastavad õigele temperatuurile ja siiani me nagu probleeme tuvastanud ei ole. Mis ei tähenda, et tulevikus võiks tulla ja on väga hea, kui lasteaed annab meile objektiivset tagasisidet, kus nad näevad, et mingi asi on kõrvalkaldes. On välja pakutud võimalus, et teatud lasteasutustes jäävad alle söögitädid, kes lastele toidu välja serveerivad. Pärnu linna leping on sõlmitud PRE-ga 3 aastaks ja selle maht on üle 3 miljoni euro.